Tere! Täna ma räägin teile loo sellisest tuntud objektist nagu triumfikaar. Kuidas see triumfikaar ehitati Pariisi, kus ta asub ja mis on selle lugu? Lugu saab alguse juba aastal 1664, siis kui Prantsuse kuningas Louis XIV ehk päikesekuningas, tema aedade arhitekt André Le Nôtre otsustab pikendada Tuileries aedade perspektiivi, kuivandab ära kõik selle soo, mis on Concordi väljaku taga, praeguse Champs-Élysées alguses ja rajab sinna uhke prantsuse stiilis pargi ja teeb esimese perspektiivi, sellepärast et see on plaan, et see perspektiiv liigub kuni Saint-Germain-en-Laye kuninga paleeni. Selleks, et silm haaraks õigeid kõrgusi, õgvendatakse 5 meetrit kogu seda Chaillot platood, sellepärast et see on Chaillot platoo peal. See on siis eellugu. 50 aastat hiljem on võimul juba kuningas Louis XV ja tema otsustab linnamüüri äärde rajada uue väljaku. Selle väljaku nimi on Concordi väljak, aga sellest ma räägin teile teine kord. Nüüd Louis XV tahab samamoodi seda perspektiivi omakorda kuidagi pikendada või selle perspektiivi lõppu leida mingisuguse monumentaalse ehitise või ehitada mingisuguse hoone. Ja tema arhitekt tuleb välja ideega. Ehitame ühe suure purskkaevu, aga see purskkaev on nagu elevandi lont, londi seest tuleb välja vesi, elevant ise on hoone, kus sees asuvad kontserdisaalid ja muud vastuvõturuumid ja selle elevandi seljas on suur ja uhke Louis XV kuju ja see kuju on ümbritsetud lõvidega. Loomulikult vaatab Louis XV seda kiitist, seda projekti ja ütleb, et see sarnaneb pigem Hannibali kujule, kui minu jaoks see ei sobi. Niisiis, see idee kantakse maha. Siis tuleb võimule veel 50 aasta pärast Napoleon I ja kuna Napoleon I on väga suur antiik-Rooma fänn, siis tema tahab ehitada Pariisi maailma kõige suuremat triumfikaart. Triumfikaared on juba olemas, 2 triumfikaart, Saint-Martin, Saint-Denis, 2 sissesõidu triumfikaart, mille juba Louis XIV omal ajal on valmis ehitanud. Ja nüüd siis Napoleon I mõtleb, et ma teeks nagu Tiituse kaar Roomas, et ma teeksin selle triumfikaare, kuhu ma ta paneksin? Ma paneksin ta Bastille väljakule, aga Bastille väljakul on ta liiga kaugel tema palees, sest Napoleon elab teadupärast mitte Louvre'is, mitte selles osas, kus praegu on muuseum, vaid ta elab selles osas, mida enam ei ole. Selle koha nimi on Tuileries palee ja ta tahaks, et see kaar, triumfikaar, võidukaar oleks tema lossist näha. Seetõttu ta valib perspektiivi, kus asub siis Champs-Élysées ja kus on see Chaillot küngas, sinna otsa laseb ta selle ehitada aastal 1806 kohe pärast seda, kui ta võidab Austerlitzi lahingu. Ja 1806, 15. august toimubki nurgakivi panek. Miks 15. august? Sellepärast, et Napoleonil on sünnipäev 15. august. Nii. Ja kui ta hakkab seda siis ehitama, eraldab raha, siis vahepeal abiellub ta uuesti teist korda Maria Luisaga ja Josephiniga läheb nende abielu lõhki. Ja nüüd on vaja tal Maria Luisaga saabuda Pariisi läbi selle triumfikaare, aga triumfikaar ei ole valmis. Mis siis teha? Siis ta laseb rajada butafoorilise triumfikaare ehk siis suure ja võimsa kaare, mis ei ole tehtud kivist, vaid mis on kokku klopsitud ja ära dekoreeritud, et oleks ilus ja võimas sealt alt läbi jalutada või läbi kõndida tal koos oma uue noore naisega. Seetõttu võtab ta tööle hulk uusi töökäsi ja lubab neile maksta 4 franki päevast. Töölised saabuvad kohale, näevad, et tööd on liiga palju, palk on liiga vähe ja korraldavad streigi. Ja streigi tulemusena saavad nad kokkuleppele, et nende palk hakkab olema hoopistükkis 24 franki
päevas. No näete siis, kuidas streik mõjutab tulemust. Nüüd Napoleon võetakse vahepeal siis võimult maha, saadetakse St Elba saarele, Püha Elba saarelt tuleb ta tagasi, saadetakse kaugemale Püha Helena saarele ja Püha Helena saarel ta sureb ja prantslaste viimane kuningas Louis Philippe aastal 1836 otsustab Napoleoni säilmed Pariisi tuua. Niisiis, triumfikaar on valmis ehitatud ja triumfikaare alt tulevad siis Napoleoni säilmed läbi. Inimesed on tulnud tänavatele, pariislased on Napoleonile andeks andnud. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame, oui mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris.